Tere hommikust kõigile! Et see esimene küsimus juba, et kes on Gen Z, tuli ära. Mingi kolmandik vist on siin Gen Z. Tuletan veel meelde, et nad on sündinud 1997 kuni 2012. Ja meil on siin 2 Gen Z-i esindajat, kes on mõlemad sündinud aastal 2000. Nii et väga äge. Aga tänase teema pealkiri ehk siis Warren Buffett või YOLO Trader. Et kuidas on siis Gen Z-i investeerimisfilosoofia. Ja võib-olla on väga hea alustada selle mõistega, et mida üldse see YOLO Trader tähendab. Et äkki Katriin, sa saad kohe oma arvamust avaldada. Minu jaoks see tähendab mõtteviisi, et you only live once ja get rich fast, ehk siis sa üritad nagu päeva püüda ja suurelt riskida, et kiirelt kasumeid loota. Mihkel, kuidas sina näed? Minu meelest on näpud püsti raha turgudele ja lendame eredate leigiga kõrgele ja kaugele eeldasti selles suhtes. Aga kuidas te ise tunnete, kas te samastute sellega või kuidas su enda investeerimisstrateegia on? Mina olen suhteliselt igav, et muidugi noores peast, kui ma olin 18, siis oli näpud püsti, hea tunne, aga mida vanemaks saad, seda rohkem hakkad aru saama, et tegelikult nagu see stress, mis sa paned selle kauplemisega endale peale, on natukene liiga palju, et ma olen siis aru saanud, et minu võib-olla investeerimisstrateegia hoiak ongi pigem, et leida väärtust ja olla see igav inimene, kes ostab ja hoiab. Et natukene seda hasartmängu ikka natuke peab kauplemisega tulema, aga see on kord kvartalis natuke õhtuti midagi teha põnevat juures. Mina olen nagu nüüd you only live once Buffett ja mida see tähendab on see, et kui ma 5 aastat tagasi umbes töötasin investeerimispangas, siis ma nägin, kuidas see oli tõesti nagu Wolf of Wall Street kõige paremas ja kõige halvemas mõttes, et ma nägin, kuidas mu töökaaslased töötasid siis nagu 9-5 ja nad olid kõik aktiivsed investorid, ehk nad läksid koju ja siis nad veel nagu kauplesid ja passisid Excelis. Ja siis mida ma märkasin on see, et enamus olid neist minust nagu 15-20 aastat vanemad, et nad tegelikult ei näinud, kuidas kasvavad üles nende lapsed või kuidas nende elu mööda läheb. Ja siis ma samal ajal õppisin poliitmajandust ja finantsülikoolis ja õppisin niisugust asja nagu opportunity cost ehk mis asi on alternatiivkulu. Ja ma sain aru, et kas see on nagu väärt seda, et mina arvan, et ma olen nüüd geenius, kes püüab kõik need võimalused üles ja mina tean rohkem kui teised või pigem on see, et ma kühveldangi ETF-idesse või nii-öelda nagu väga passiivselt 6-5 minutit sellele ja pigem siis nagu elan oma elu, aga mitte siis nagu et teistpidi, et ma tahan elada nagu täna ja samal ajal keskenduda sellele, et mu ikkagi raha pidevalt kasvab ja 8 aasta pärast ma olen miljonär, nii et ma arvan, et hästi läheb. Katriin, millal sa alustasid investeerimisega? 5 aastat tagasi seal samas pangas töötades, et ma kuulsin lihtsalt koridorides investeerimisest juttu, minu kodus investeerimisest kunagi räägitud, et siis ma nagu hakkasin aru saama, et okei, et siin on mingi värk sellega, et peaks proovima. Et sinu vanemad sinule juba portfelli hakanud enne kasvatama? Ei, ma tulin sellisest väga keerulisest olukorrast, kus mu ema kasvatas meid peamiselt üksi ja tuli 2 kätt taskust väga toksilisest suhtest, et ma alustasin täiesti nullist. Mihkel, millal sina alustasid? Mina hakkasin siis, kui 2018, siis samal ajal kinodes käis on ju see Big Short film, üks lemmikfilm üldse, et sealt hakkas nagu palju veerema, et see nagu elustil, mis nad tegid, seal tulnud päris pingalevat, eks sama asja peaks hakkama tegema ja siis ma olen ka peres esimene, kes hakkas investeerima, et mul meeldib emmele öelda, et mina olen tema suurim investeering ja siis sa vaikselt proovid teda suruda, et hakkame koos investeerima ja lõpuks sain siis kõik investeerima niimoodi, et võid Eesti riigi võlakirjad, et investeeri riik, kes ikkagi on parem asi, et sealt hakkas asi veerema, aga mul on ka nüüd 7 aastat on see teekonda läbi ja alustasin muidugi väikeste summadega, väikselt ja nüüd on nagu kujune mingisugused harjumused ja strateegiad välja, mida ma nagu jälgin ja on nagu saanud sellest nagu hobi, mis toob tegelikult raha sisse, mitte ainult raha välja ei vii, et roheline hobi selles suhtes. Kas sa oled proovinud ka mingeid erinevaid investeeringuid ja ütleme just selliseid riskantseid?
jah, võib-olla paar aastat tagasi siis, eks ju, kui me olime veel Kaljalaval investeerimisfestivaliga, siis eks ju oli ju Funderbeami buum, et siis on ju iga mingi ettevõte tuli enda siis ägeda ideega sealt kohe see raha kasutada, et siis ka mina seal käisin läbi ja siis, kui oli krüpto veel teemas, siis Dogecoini ja Memecoini ja Pepecoini, kõiki nendega olen läbi kaubelnud ja seal need rahad on sinna kinni jäänud, et olen ikkagi võtnud selle eesmärgiks, et noorest peast nagu raha on paratamatult lihtsalt on vähem, et pigem teen need õppetulid noorena ära, saan need esimesed löögid kätte ja siis oskan võib-olla neid siis tulevikus ette näha, aga inimene õpib ju kogu elu ja ma siiamaani teen neid vigusi, mida ma olen teinud ka väiksest peast, nii et tundub, et väga kasu sellest pole olnud siis. Sa mainisid, et nüüd sa teed natukene teisiti asju, et mis sa sellest õppinud oled ja kuidas sa täna seda teed? Ma arvan, et kui sa alustad, siis sul on valikuid väga palju, võlakirjad, aktsiad, krüpto ja siis hakkad mõtlema, kus ma peaks investeerima, siis hakkad hästi palju üle mõtlema ja vaatad, kuhu tegelikult raha suunata, et minu soovitus ongi pigem see, et võta 50 eurot, pane igasse asja sisse, natukene vaata, mis seal toimub, et lihtsalt, et see skin in the game, et sa oledki kohal ja õpid ja vaatad maailma tundma, et läbi selle sa hakkadki nägema, mis sind tegelikult huvitab ja mis sulle pakub, et mina sain aru, et võib-olla mind sihuke Excelis istumine võib-olla ei huvita, nii et minu panus on see, et ma panusin selle peale, et ma kunagi varsti mõtlen mingi üliägeda äriidee välja, seda hakkan tegema, aga senikaua siis investeerin väärtusaktsiatesse ja panen natuke ETF-idesse ka iga kuu, et pigem stabiilselt teha, et kui mul mõni kuu on kiirem, jooksen ringi, reisin ringi, siis vähemalt mul on ikkagi olemas automaatkorraldus, panka, ostad iga 10. kuupäeval mul ühe ETF-i, et lihtsalt see lumepalliefekt tuleks juurde ja oleksin kogu aeg turuga siis kaasas möllamas. Aga kui sa juhid ka, sa oled olnud investeeringute juht tudengifondis, et kuidas Gen Z-i inimesed siis üldiselt mõtlevad? Mida sa seal nägid, et kas ka pigem, et proovime erinevaid kõrge riskiga asju või pigem samamoodi nagu Warren Buffetti strateegia? Tudengifondi pluss on see, et meil on umbes 60 liiget ja meil on inimesi erinevate taustade, hariduse, erialadega, et ongi mingi näha, et igalt poolt tuleb, et ostame krüptot, ostame kulda, ostame bitcoini, ostame mingisuguse musta mäe, keldri, korrus, hakkame seal asju ehitama ja tegema niimoodi, et siis ongi, et minu tööjuhine oligi see, et ma võtan nüüd kokku, et mis tegelikult fondi tegelikult on hea, mis me siit õppida saame, et meil tudengifondis eesmärk ongi see, et me õpime kõik investeerima, et me leiame selle kuldse kesktee ja hetkel oleme siis pigem jäänud sinna aktsiate poole peale, aga ma ei taha välistada, et krüpto ja muud värad, tulevad meile portfelli juurde, aga ma ütleks, et tänapäeval on võib-olla noor ja meie liige on ikkagi pigem rohkem likviidne ja natukene ikkagi lühema perspektiiviga, et võib-olla pigem rohkem on niisugust lühiajalist hoidmist ja müümist, kui nüüd öelda siis niisugust väärtuse ehitamist, et kindlasti mingid liikmed on, kes ehitavadki endale ETF-i portfelli, aga ongi liikmeid, kes tulevad iga nädal, kuule, mul on niisugune nimekiri aktsiad, mida analüüsida ja uurida, vaatame läbi, ja siis nendega kauplevad ja teevad see, et tehnoloogia areng on, eks on teinud kulusid madalamaks ja enam pole seda, eks sa pead maksma 10 eurot, et osta LHV aktsiat või mida iganes, see on ju palju madalamaks tulnud, ehk siis keskkonna soodustamine on teinud noortel lihtsamini mängimist ja õppimist enda raha ja kui ka tegelikult ka siis mängurahaga selles suhtes. Katriin, mida sina proovinud oled ja kuidas sina aru said, et mida sa siis, kuhu sa tahad investeerida? Nagu ma ütlesin, ülikoolis õppisin, et teaduslikult kõige optimaalsem viis on ETF-id, usun teadust, kõik. Muid asju ei proovinud, krüptot, midagi ei ole proovinud. Kui teadus ütleb, miks on vaja? Aga sinu sõbrad, kellega sa koos õppisid näiteks Eestis, nüüd sa oled juba 5 aastat Taanis olnud. Ma arvan, et mu sõprade puhul on, jah, see väga oleneb, et see kool, kus ma käisin, oli väga palju, tuli tegelikult sõpradel vanematelt rahatarkust ja pigem olid, mida ma nägin väga hästi laste kasvatamise kohta, mis mina kodust ei saanud, aga et näiteks mul ühtede sõprade vanemad investeerisid selleks, et ta saaks minna või koos investeerisid, et nad saaks minna tippülikooli ja nad said sealt oma rahaharjumused, ehk siis nad õppisid juba siis kõiki neid et hajuta ja nii edasi, et jällegi suuri riske ei võetud. Samas näiteks ühe lapse vanem tegi oma lastele siis iduinvesteeringute fondi enda siis finantsidest, aga et see on nüüd laste juhitud. Ehk see on see viis, kuidas õppida, aga see on väga palju kõrgema riskiga, eks ole. Ja näiteks üks kolmas sõber juhib terve perekonna investeerimisportfooliot ja ta tegi seda juba, kui me käisime põhikoolis. Et selles mõttes ma pigem arvan, et see riskide võtmine, üks asi on vanus, on ju see, et me oleme noored, aga teistpidi see, et mis kasvatusest tuli ja lihtsalt mul vedas, et ma
võib-olla olin sellises keskkonnas, kus tegelikult nagu noored pigem said perelt päris palju rahatarkust, mis on väga lahe. Ma arvan, et noorte puhul see YOLO treidimine ongi väga mõistlik, sest sul on väiksed summad, on ju, sa saad erinevaid asju proovida, õppida, nii nagu sa ütlesid, aga millennialid on tegelikult juba sellised, ütleme, rikkamad Eestis ka see, ja nad on suutnud juba tekitada lastele ka, ütleme, kui nad, ma ei tea, sündisid, võib-olla on vara öelda, täna juba tehakse sündidest neid portfelle, aga kui nii-öelda sa läksid ellu, astusid tihti juba väikse portfelliga. Et kuidas teie näete, kas see on pigem nagu pluss, et sa astud ellu ja sul on juba investeeringud olemas või ma ei tea, Katrin, näiteks sinu näide, et sa kõik raha teenisid ise ka selleks, et ülikooli minna, selleks, et alustada investeeringutega. Et kuidas te näete, kas see on pigem nagu pluss, et sul on vanemad juba ette mõelnud ja portfelli kasvatanud või on see nagu miinus, et sa kuidagi võtad seda, et see tuli kergesti kätte? Kui ma nagu noorena seda mõtlesin, siis ma ikkagi mõtlesin, et I wish nagu, eks. Et ma võrdlesin ennast kõikidega ja minul nagu oli palju keerulisem ükskõik kuhu jõuda, et elu on lihtsalt ebaõiglane. Ja võib-olla minu iseloomule see nagu sobis, aga teistpidi ka, et ma olen läbi põlenud 5 korda. Ma olen 24, on ju. Et kui ma ütlen, et 8 aasta pärast miljonär, siis see tuleb kuskilt. Ja et need ohverdused, mis ma olen justkui selleks teinud, et mul on täna nagu stressivaba elu, on olnud väga nagu karmid. Et kogu see vaimse tervise pool, mis seal on, oleks ilmselt jäänud olemata, kui ma oleks saanud mingisuguse stabiilsuse juba varem. Et selles mõttes, ma pigem eelistaks seda, et sul ikkagi on mingisugune tagala, sul on mingi koht, kuhu kukkuda, mul lihtsalt ei olnud mitte kuhugi kukkuda, et ma kolisin Taani, me olime seal 7 kuud tööd otsinud ja mul oli raha otsas. Mul ei olnud mitte kuskilt seda raha saada. Ja siis tegin kuu eelarvetabeli YouTube'is, nii tore, et seda kõike siis alla tõmbas, et mul ei olnud mõtet või nagu idee ei olnud seda müüa, aga tegelikult see oli see, mis jättis mind Taani, sest mul oli lõpuks ometi üürirahast, üür oli 700 €. Ja mul oli konto tühi. Et ühesõnaga, tegelikult oleks nagu tore, ja mul on nagu väga hea meel, et vanemad mõtlevad selle peale pikaajalisemalt, kui võib-olla, kui me oleme nii-öelda see varem osa Gen Z-st, on ju, et meil nagu võib-olla seda ei olnud veel. No mina olen natuke kurb, et kui aastal 2007-2008, siis ma vaatasin Käsna-Kallet, mitte ei ostnud kinnisvara Tallinna kesklinnas sellega. Aga ma arvan, et tegelikult see, et nagu vanemad juba loovad tegelikult seda nagu investeerimisportfelli lastele on üks on nagu hea, et ongi see, et sa tekitad lapsele nagu aru saama, et nagu raha suudab ennast ise teenida, see ei pea olema töökoha ori, et istuma 40 aastat on 9 to 5 töökohas ja minema pensionile ja siis on lootma riigi inimeste peale. Et ma arvan, see kindlasti on hea, et nagu me nüüd teame juba, et riigist me sõltume väga palju, aga see, et me hakkame otsima nagu alternatiivset rahakohti, kus saab ise sissetulekut tõsta ja läbi selle siis suurendada enda vabadust, et ma ei sõltu enam ühest töökohast või ühest tööandjast. Selles suhtes ma arvan. Ja kindlasti on ka see, et kui sul on nagu siuke tugev kodu, kuhu tagasi tulla, sul on seda kapitali, siis sul lihtsalt sul on rohkem nagu, ütleks, et püsist nagu lasta, mida proovida noore ettevõtjana. Et minul nagu siukest ettevõtlusgeeni ei ole peres, küll aga ise nagu ma olen nii ettevõtlik, et ma nagu olen läinud kohti, kus saan seda nagu koha panna ja ma tean, et olgugi mu vanemad ei ole investorid, nad on ikkagi vanemad ja ikkagi hoolitsevad minu eest ja teavad seda, et okei, Mihkel, kui sul raha saab otsa, tule koli tagasi Tartusse, ole seal korteris, elame kõik koos sellega, aga hetkel ma olen piisavalt jäärapäine, et ma olen ikka ma saan hakkama teile siin ja mõllema koos. Et kindlasti ma arvan, et see on nagu tore, et me mõtleme nagu ka pikaajalisemalt, et mitte korterante lastele, või investeerimisportfell ja need teadmised, mida tegelikult rahaga saab teha ja kuhu saab välja jõuda tulevikus. Ja sa saad tegelikult neid riske siis võtta. Et minu puhul on võib-olla pigem see, et miks ma nagu olen niimoodi investeerinud, ongi sellepärast, et ma ei saa võtta riske või ma ei saanud võtta riske. Nüüd ma saan võtta riske palju rohkem ja palju agressiivsemalt, aga ma pidin nagu väga stabiilselt alustama. Et see on äge, kui sa saad tegelikult noorena riske võtta, see on ju hea. Ehk siis lapsevanematele, et ükski laps ei ole pettunud, kui te talle kingite täisealiseks saamiseks väikse portfelli või üldse raha näiteks, et seda kindlasti tasub teha, aga ma arvan, et hästi oluline on sinna juurde anda neid õpetusi siis, et miks ja kuidas ja teine alternatiiv on siis see, et teed enda portfelli osana ja hiljem siis
kui tundub, et on õige aeg üle anda või siis anda see rahana, et siis sul on sinu käsutuses see pigem see, et millal anda. Et kindlasti õpetage aabitsa kõrvale kindlasti tehnilist analüüsi ja DCF-i, kui te hakkate lapsi kooli viima, et ikkagi valasest päevast oskaksid ikkagi Tallinna Kaubamäel ikkagi väärtust hinnata läbi diskonteeritud rahakogude meetodi abil. Ja, et mõtleme korra ka pensioni poole pealt, et kui varem oli see kohustuslik noortele, siis täna on see vabatahtlik ja me näeme, et päris paljud noored võtavad ikkagi raha välja. Ja kui see paar aastat tagasi võeti raha ikkagi välja, siis see läks väga palju tarbimisse ja investeeringutesse väga ei läinud. Ja see trend on nagu jätkuv, et kuidas noored mõtlevad, et kuidas nad tulevikus hakkama saavad või kuidas nad selleks üldse valmistuvad või pigem täna elavad, ma tean, sina, Katriin, muidugi juba mõtled, et oleks ka tulevikus hea olla, aga kui sa mõtled Gen Z peale laiemalt? Ma arvan, et siinkohal tuleb nagu analüüsida, et mis majanduses Gen Z on kasvanud üles, võrreldes siis näiteks millenialidega. Et kui millenialid said täiskasvanuks, mis siis Eestis oli, võtame niimoodi 2004 on ju. Nad läksid oma esimesel ma oma emalt küsisin samamoodi, et esimesel töökohal ostsid kodu väga kiiresti, sissemakse sai vähemalt, nagu isegi vähem kui aastaga. Et see oli nagu see majandus, kus nad kasvasid või täiskasvanuks said, nad said sellest enesekindlust, isegi kui oli siis finantskriis, siis me liitusime euroga, kinnisvarahinnad ikkagi kasvasid, isegi kui oli ebakindlus, siis tegelikult Eestil oli väga tugev visioon, et me oleme nagu IT-tiiger ja et me lähme nagu tippude poole. Ehk siis isegi kui ebakindlus oli suur, siis oli see missioon, et ma tahan sinna jõuda ja me lähme sinna koos. Nüüd kus siis on Gen Z saanud täiskasvanuks, oligi meil siin, kus kui meie saime 5, 6, 7, 8 aastat tagasi, mis on nüüd viimase 5 aastaga Eesti majanduses juhtunud, majanduslangus, kinnisvara on palju kallim, koroonakriis, sõda. Ja me kõik sinna otsa veel, väga raske on tööd leida. AI-ga samamoodi on ebakindlus, et näiteks AI väga tihti teeb siis nagu neid töid, mida võib-olla juniorpositsioonidel noored võiksid teha, analüüs, kõik see, milleks tegelikult noori õpetati, mida nüüd noor, kuidas nüüd noor nagu peaks alustama, et kui sa vaatad noore nagu töökuulutust, 5 aastat kogemust, palun. Kus ma 5 aastat kogemust võtan, kui ma olen 18 ja ma käisin koolis. Et ühesõnaga, et see on see nagu majanduskeskkond, kus noored on kasvanud ja siis on veel sellele lisaks nüüd on ju maksutõusud, ebavõrdsus kasvab, Eesti maksusüsteem rõhubki noori, kellel ei ole varasid ja kelle kogu tarbimine läheb siis, või kogu raha läheb tarbimisse, mida maksustatakse. Et kokkuvõttes nagu ma saan aru, miks ja ma küsisin ka nii, ma vaatasin statistikaid kui ka nagu Instagramis inimestelt ja seal on neid nagu mitmekümneid tuhandeid on ju, et neid kommentaare tuli nagu sadu, et ükskõik kuidas siis nagu Gen Z investeerib, keskmine põhjus, miks nad investeerivad või investeeri, on ebakindlus. Et kas on ebakindlus ja kuna kõik on niikuinii tuksis ja ilmselt läheb veel hullemaks, siis you only live once ja ma treidin ja äkki siis mulle veab ja ma saan nii-öelda edukamaks. Või on ebakindlus ja ma investeerin sellepärast, et midagigi oleks. Et ma ei investeeri enam selleks võib-olla, miks millenialid investeerisid, et rikkaks saada, vaid ma investeerin selleks, et ellu jääda. Ja see on väga-väga erinev. Ja siis kolmas on see, kes ei investeeri sellepärast, et kas nad, osaliselt oli ikkagi seda, et ei oska alustada või osaliselt oli see, et ei ole raha, sellepärast, et kogu raha kulubki elamisele, mis on erinev sellest, mis kunagi oli. Või siis see, et ei ole usku ja stabiilsust ja lootust sellele, et majanduses tegelikult lähevad asjad paremaks, mis on ka arusaadav, sest et mis on nagu Eesti visioon. Mille nimel noored peaksid praegu siis investeerima või millele oma ootuseid seadma, et kui keegi nagu teab, et siis võiks noortele ka öelda, et see on arusaadav, et see ebakindlus on nii suur ja sellest olenevalt inimesed reageerivad lihtsalt erinevalt. Jah, ma arvan, üks neist on see ebakindlus, aga teine neist on see, et mida vanemaks saame, seda rohkem on ju halle karbeks on peas, seda on ju kehvemad on liigesed, on ju, pohmakad on hullemad hommikuti, et siis nagu see jaksu saab otsa, et noorena sul on jaksu ja tahtmist ringi teha, et sa mõtledki selle peale, et aga nagu kui majanduseks on pekkis, on ju, lapsi ma ei taha saada, on ju, kortet ma osta saa, on ju, savi, ma lähen päevan, on ju, ei piisal kusagil mujal, mul on ju, tulen tagasi, hakkan nagu elama. Et kindlasti nagu see, et nagu võib-olla
noh, me vaatame ka, et noh, tegelikult meie generatsioon tegelikult oli ju COVID-iga mitu aastat tegelikult oli kodus kinni, on ju, niisugune tunne, et noh, oledki nagu noh, kinni ühes kodus, on ju, ei saagi nagu väljapoole minna. Et nüüd uuesti sul nagu, sul tekib raha, sul tekib aega, savi, ma lähen reisin ringi, vaatan ringi, õpin. Et noh, lõppude lõpuks tähtis ongi ju see, et õpi on ju välismaa, reisi ringi on ju, pääsed tagasi Eestisse, tee kodu ja tee lapsed, eks ju, aga ma lihtsalt nagu noh, siis nagu panustama selles mõttes, et mina arvan ka, et lihtsalt oleneb lihtsalt sul lihtsalt keha on tugevam ning sa saaks palju rohkem teha, et kasuta seda enda kasuks ära ja vaata ja noh, lõppude lõpuks ikkagi võiksid olla nii tark, et sa natuke raha paned kõrvale ja elad niimoodi, et sa oled nagu 30, et okei, mul oli väga äge 20-ndad, teeme veel vingema 30-ndad, kus kas mul, eks ju, naine, lapsed, kodulaine, autoliising. Tegelikult sellepärast peaksidki noored investeerima, et isegi kui on suur ebakindlus, siis on vähemalt mingigi tagala. Ja noh, loodame siis, et lõpuks ikkagi just. nagu... Rikkaks ilmselt ei saa, aga jõukaks äkki saada. Jah, võib-olla kunagi saame jõukaks ja... Et on ju miljonit pole, aga 100 000, no okei, see on ka päris hea summe. Te mõlemad olete ringi rännanud maailmas, et kas pigem, Mihkel, sa praegu küll ütlesid, et tuleks Eestisse tagasi ja siia looks pere, aga kuidas te näete sõpru, et kas pigem minnakse maailma laiali ja et saaksid minema või vastupidi, et käiakse ära ja tullakse tagasi? Ma arvan, et see on väga varieeruv, et nii on nii üht kui teist. Väga oleneb ka sellest, et kas pere nagu juba Eestis olev pere, et kui lähedane side sellega on näiteks, patriootlikkus kindlasti on ka osa sellest ja see usaldus riigi vastu, et kui meil on Taanis, siis Taani on väga kõrge usaldusega riik ja seda nagu jah, ma nagu väga ei näe noorte silmis, et ka kui ma samamoodi, et kui nad kirjutasid, siis see usaldus oli nagu madal ja et pigem on see usalduse tõttu on see, et nagu kui nemad nagu minu peale ei mõtle, siis miks ma peaks nende peale mõtlema, et see tegelikult kõik need asjad käivad nagu, see on nagu üks süsteem, on ju, et need mõjutavad kõik üksteist. See on hästi kurb, et tegelikult ajud ja noored liiguvad välja. Aga räägime ka sellisest jätkusuutlikkusest, et kui teie investeerite, kas pigem mõtled sellele, et oleks selline sotsiaalselt vastutustundlik ettevõte või fond või see pigem jääb ja mõtled, et on küll, aga tegelikult ma tahan tootlust. Noh, aasta-kaks tagasi oli natuke rohkem seda sükest ESG usku, aga nüüd on nagu näha, et raha ja haise rahal tundeid pole ja kui Ukrainas on ju pommid kukuvad, siis ikkagi peaks nagu toetama seda nagu poolt ka kindlasti, et nagu meie vabadust toetada ja panustada meie riigikaitsesse. Et hetkel mina vähemalt näen, et see trend on nagu langemas, aga kindlasti ikkagi tuleb nagu toetada ettevõtte, millest sa tegelikult sa usud ja tegelikult ka mõistad selle nagu tegevust nagu piisavalt hästi. Ma arvan, et see on nagu üks kõige suuremaid dilemmasid tegelikult noorte ees, et siin on nagu pikaajaliste ja lühiajaliste perspektiivide konflikt. Et pikaajaline perspektiiv ongi see, et kliimakriis ja kõik, et sa tahadki nagu võib-olla jätkusuutlikumalt investeerida või näiteks, ma ei tea, panustada taastuvasse energiasse, sellepärast, et AI tarbib, ma olen energeetika valdkonnas, et AI tarbib väga palju energiat või siis lühiajaline perspektiiv ongi see, et on sõda ja sa võib-olla siis sul ei olegi lootust, et see leebub ja nagu sa ütlesid ka, et põhimõtteliselt all is fair in love and war, on ju, et seal siis nagu kõik põhimõtted lendavad aknast välja, sest et ongi hirm ja kuidas sa nende vahel valid, ega väga raske on valida, et mina isiklikult olen, ma olen panustanud võib-olla energeetikasse oma nii-öelda karjääriga eriti, sellepärast, et aga see on ka kahepoolne, et ma tean, et seda on vaja nii nagu tehnoloogia arengul kui ka sõjas. Mis juhtub, ma ei tea. Gen Z otsib infot väga palju sotsiaalmeedias, TikTokis on oma sellised kogukonnad, Redditis. Kus teie infot otsite? Just investeeringute mõistes. Mina tegelikult lihtsalt loen, mis majanduses toimub. Et kuna ma ei investeeri üksikaktsiatesse, siis mul otseselt mind väga ei huvita, mis nendes üksikutes firmades toimub, et mind pigem huvitab see, kuhu majandus liigub, kuhu poliitika liigub, kuidas on, mis on näiteks ebavõrdsusega toimub, sest see omakorda mõjutab poliitikat ja seda, kuidas inimesed suhtuvad asjadesse ja see omakorda mõjutab turge. Et tegelikult on nagu pigem see, et ma olen alati kursis, mis maailmas toimub, sest et tegelikult siis on, kui sa alustad väikeste summadega, siis sa hakkadki nagu aru saama, et kuidas see mõjutab majandust ja kuidas omakorda siis poliitika vastu mõjutab turge. Et minu info tuleb tegelikult peamiselt just sealt. Ja siis ka on tegelikult sisuloojad,
kellele ma olen tuginenud, kelle puhul ma pigem vaatan seda, et kas neil on tegelikult see haridus rääkida sellest, mida nad räägivad või nad räägivad oma kogemusest ja neil on vedanud ja siis nad arvavad, et kogu maailm peaks niimoodi tegema. Et seal nagu peab olema allikakriitiline. Sina väga oled, aga kuidas Mihkel? Mul on niimoodi, et mida igavam inimene välja näeb, seda ilmselt paremat jutud räägib. Et see kehtib tegelikult minu meelest hästi palju, aga ka noorte seas, et kui me näeme, neid on ju Porschedega fleksivad noori, kes on krüptomiljonärid, siis ma mõtlen ka, et nad korra olid õnnelikud ja siis nad hakkavad seda iga pool müüma, et ma ostsin selle coin'i, homme läksin lakke ja nüüd ma olen elu hea kuru, vaata. Et minu jaoks pigem ikka tähtsam on see, et mida on igavam ja võib-olla hallim ta välja näeb, seda rohkem ilmselt tal on seda kogemust ja tarkust all ja ilmselt tema elab niimoodi, et tasa ja targu lõpuks võidab selle ralli ära ja mina pigem vaatan nende poole, aga jah, ma arvan ka, et uudiseid ma nii palju enam ei loe, pigem ongi majanduse seis ja võib-olla lihtsalt siis mõned niisugused ettevõtted ja sektorid, mis mind endast huvitavad, et siis nende siis mingid väiksed foorumid või tegelased sealt uurida niimoodi. Et kindlasti, et seda informatsiooni tuleb iga aastaga aina rohkem juurde ja aina raskem on leida, mis tegelikult on see väärt informatsiooni, mis on lihtsalt kinni makstud prügirämps, mis on selle mõttega, et sa loed, sa ostad selle ettevõtte, ma müün selle maha ja kõik on hästi selles suhtes, et jällegi kriitiline mõtlemine ja tegelikult ka AI mingil määral aitab mul asju kokku tuua ja võib-olla siis otsid ise mingisuguseid infokilde välja, mida Google'ist enam näiteks ei leia. Niimoodi, aga jällegi lõpuks AI teeb mind laisemaks, et ma ikkagi alati proovin aru saada, et kas ma tegelikult mõistan, mis siin kirjutatakse, kas tegelikult numbrid mulle tundub loogiliselt või mitte, sest kui nüüd ei tundu, siis ma pean uuesti hakkama lugema selles suhtes. Et usaldada ikkagi iseennast, aga inspiratsiooni on ikkagi mõistlik koguda igalt poolt, kust seda jagatakse. Et ise näinud ka, et võib-olla kõige need paremad investeeringud ongi tulnud lihtsalt käid ringi, reisid, näiteks USA-s käisin hiljuti, oli igal pool New Yorgis, olid pizzapoolis, oli väikesega makseterminal, vaatasin nimi peal Toast, teevad kaardi tarkvara, lähed kohale, vaatad, aktsia on just odav, ostad, aktsia hind tõuseb, et võib-olla see päris elus asjade uurimine, leidmine tegelikult annab sulle kindlust, seda, mida Wall Streeti analüütikud ei näe Exceli tabelites, et kuidas tegelikult need mõjud ja trendid liiguvad meie päris ilus ja silmade all. Aga kui võtta grupina kokku GenZ, siis väga palju toimub tegelikult ikkagi nendes gruppides ja näiteks Top Game'i aktsiad, et kuidas need mõjutavad tänaseid investoreid, et siin haibitakse üles mingi, ostetakse, manipuleeritakse, et ei käitu, ütleme, samamoodi kui võib-olla siin 10 aastat tagasi. Et kuidas te näete, et kas see mõjutab või kui palju see mõjutab just tänaseid investoreid? Ma arvan, et seal on ka palju võib-olla mitte negatiivseid mõjusid, aga see ei ole muidugi alati hea, et sa võtad riske, aga minu arust positiivne pool sellest on see, et palju rohkem noori investeerib, palju rohkem noori eksperimenteerib ja majanduse mõttes on see kõigile meile kasulik, kui noored investeerivad. Isegi kui nad kõigepealt käivad ämbrid läbi ja õpivad, siis tegelikult see on kasulik tarbimisele, riigile, ettevõtetele, see on parem ebavõrdsusele, noored võib-olla saavad teha töid, igaüks ei pea hakkama ettevõtteks, siis vaid noored saavad teha töid ja järgida oma kirge, ilma et ma peaks hakkama analüüsima, et kust raha tuleb, et tööd võid teha, aga raha peab endal olema, mis on niisugune praegune vibe veits. Et see on tegelikult kõigile investoritele hea ja turgudele hea, kui noored on aktiivselt turgudel. Et selles ma tegelikult näen positiivset osa, isegi kui jah, seal on palju haipi, aga see haip jällegi tõmbab tähelepanu ja huvi ja siis vaikselt see kasvab. Ma arvan ka, et see aktiivsus tõuseb on väga hea, aga minu meelest mure on see, et noored jäävad võib-olla valesi inimesi uskuma, neile alt üles vaatama, et see on prohvet, nüüd ostab iga kord häid aktsiaid, ja siis ta uskuma läheb, tekitab päris illusiooni endale, et okei, et teda järgles things can't go wrong, siis korragi pauke, eks ju, maksupettus mingi laenu default, siis vend kaob ära ja siis sa oled oot, et kogu minu uskumus temasse kadus ära ja nüüd ma ei oska midagi teha, et kindlasti see peabki leidma just need kompetentsed, hallid, igavad inimesed, kes teevad seda asja igapäevaselt, minu arvamus selles suhtes, ja neid vaatama selle mõttega, okei, et see, mis ta teeb, eks ju, see on tema enda arvamus, see on tema enda portfelli asi. Et see, et mulle on 30 000 eurot, ei tähenda, et on ju 300 miljoniga inimene, samamoodi juhib asju, et sa pead panema ikkagi iga asja endale konteksti, et kuidas see minu olukorras vastab mulle, on ju, et kedagi üks ühele maha teha, lihtsalt riskid on erinevad ja keegi ei hakka ütlema, kui ta müüb, kõik ütleb, et nad ostavad aktsiaid, aga millal müüakse tavaliselt, on ju siis, kui uudis tuleb 6 kuud hiljem, et ma müüsin selle ammu maha, vaata, sa vaatad, okei, et ta müüs nii ammu tagasi, et ma ikka veel hoian, et kurat, ise olen rumal ja siis sul kaob huvi ära investeerida, et kindlasti peab ise
nagu ennast juhtima nii palju, et sa ei ole kellegist nagu sõltuv ja temale nagu ei toetu talle nii palju üla peale, kui võib-olla sa tahaksid äkki alguses just nagu lihtsuse mõttes. Et mentorid on tähtsad, aga me kõik ikkagi oleme enda juhid, enda tegevjuhid. Et see võib-olla see tarkus, mida siis ka lapsevanemad saavad anda nendele noortele, et keda jälgida, kuidas jälgida, et pigem mõtle need enda teesid siis läbi. Uurime korra siin olijatelt ka, et kes arvab, et Gen Z investeerib pigem nagu Warren Buffett? Tõstke käed. Üksikud käed on. Kes arvab, et Gen Z investeerib nagu Yolo Trader? Huvitavaks teada, mida ülejäänud siis arvavad. Pigem see kokku pandud, et Warren Buffett, Yolo, kes seda arvab? No nii, enamus. Et kindlasti noored jagunevad, ma arvaks isegi hästi erinevalt, et üks osa üldse ei investeeri ja ei tahagi teada ja võib-olla pole isegi huvi elu vastu nii palju. Ja siis teine osa on see, kes siis tahab teha, proovida, muuta, kõiki neid asju teha. Aga mida te annaksite kaasa siin olijatele, just investoritele ka, et mida õppida sellest Gen Z investeerimise loogikast või ka mõtteviisist? Ma arvan, et see, et Gen Z tegelikult tahabki elu ka elada, et see on tegelikult ju väga positiivne, et selle asemel, et hustlida ja saada nui 4 nagu 30-aastaselt pensionile minna, aga siis sa tegelikult õpetad haiglas, see ei ole nagu jätkusuutlik elu. Et mulle nagu väga meeldib see, et noored mõtlevad palju rohkem vaimsele tervisele ja üleüldiselt nagu elu väärtuslikkusele. Et sellest on, ma arvan, meil kõigil õppida. Ja ma arvan, et võib-olla eksperimenteerimine ka on ikkagi tegelikult positiivne, et trendidega tuleb kaasas käia ja kui sa tahad investorina nagu pikaajaliselt edukas olla, siis ei saa jääda nii-öelda nagu rongist maha ja siis vanemas eas kiruda, et noored on hukas ja nad ei tea midagi ja mina olen kõige targem. Et samamoodi see laiskus on ju, et siis mõtlevad uusi ägedaid asju välja, et jällegi viib edasi. Ütles ka, et Yolo, et see nagu, et ärge nii palju nagu suhtage ilusti tõsiselt, et võtke asju vabamalt. Et kindlasti, et nagu see, mis sa kunagi uskusid, võib-olla praegu enam ei ole nagu tõetruu, et kindlasti nagu ole nagu aktiivne, vaata ringi ja ole nagu avatud muutustele ja nagu olukorra siis vahetustele, et see musun toob nagu juurde, kui keskkond vahetub, ongi rohkem mõtet tuleb juurde, et siis sa nagu ei ole ainu omakeskis kusagil toas kinni ja ei karju teleka peale, nagu vanaisimesed teevad, nagu seda tavaliselt teevad, et kindlasti nagu jällegi olge nagu suhtuge lõbusast elusse ja life is worth living nagu. Ja lõpetuseks andke võib-olla 3 mõtet veel kaasa, et mis on need investeerimisnipid või teie need mõtteviisid, millega teie olete saavutanud tänase edu? Minul on kindlasti mentorid ja võib-olla nagu mitte nagu otseselt nagu investeerimise osas, kuigi investeerimise osas ma olen ka mentoridel saanud väga palju lihtsalt arutelu võimalusi, et näiteks kinnisvara ostmine, mis on, ma ei tea, intressid, kuidas laenu võtta, kõik sellised asjad, et kui sul on mentorid, kes on sinust nagu 10, 15, 20 aastat vanemad ja sul on olnud õnn, ma ei tea, töö juures või kuskil kohata kedagi, kellega sul on hea klapp, et siis seda nagu hoida, et see on mind kõige rohkem aidanud, et ma olen nii palju ämbreid tegelikult nii-öelda mitte pidanud kolistama ja tänu sellele ma olengi karjääris võib-olla kohas, kus on 30-aastased, sellepärast need on enamus mu töökaaslased, kellest ma olen õppinud. Et see on mind kindlasti väga palju aidanud ja ka investeerimise osas. Ka on lihtsalt näinud, mis vigu nad on teinud ja neid vältinud. Ja siis teine on väikeste summadega alustamine, et ma alustasin väga väikeste summadega, et ma võtsingi nagu ühe ETF-i, mida ma suutsin endale lubada alguses. Nüüd ma investeerin väga agressiivselt, aga lihtsalt see, et ma esimesed 2-3 aastat, kui oli koroonaperiood ka, oli väga suur ebakindlus, siis ma pigem nagu väikeste summadega vaatasin esiteks, kuidas ma ise reageerin, kuidas ma ise talun seda pinget, teistpidi, mis maailmas toimub ja siis kui sa vaikselt niimoodi nagu investeerid, siis on rohkem see, et sa lihtsalt hakkad aru saama, miks maailmas on niimoodi, miks hinnad kukuvad, mis just poliitikas juhtus, sa hakkad nagu neid punkte omavahel ühendama. Ja võib-olla 3. on see, et ma keskendun ka väga agressiivselt pigem just sissetulekute kasvatamisele, mitte Excelile, sest et see võit, mida ma võib-olla võin saada, kui ma vaatan ja analüüsin ja vaatan oma investeeringuid, see on võib-olla mingi 2%, aga ma olen oma sissetulekuid kasvatanud, ma ei tea, mingi 15 korda või 5 aasta jooksul, 15 korda, see on nagu
meil on rohkem kui presidendid ja peaministrid, et see kasu, mis selle arvelt tuleb, et ma saan nii palju rohkem investeerida, on väärt palju rohkem kui see, et ma Excelis passin, et see on võib-olla 3. Ehk seesama investeerimine ka iseendasse, oma haridus, et ma kiiresti areneks, et selle arvelt ma suudan oma sissetulekud võimalikult kiiresti, võimalikult suureks ajada, mis jällegi aitab mul kasvatada kapitali pikas perspektiivis, sest mida rohkem sa investeerid, seda protsent on ju, kasum on nagu suurem. Loodetavasti selles mõttes. Mida see võib-olla minu äkki võib-olla esimene on see, et üksinda jõuad sa ainult nii kaugele. Et mis mulle väga meeldib ongi see, et meil on 60 noort kõik koos räägivad samadel teemadel, et kui sul ongi mingi äge idee või mingi mõte, sa räägid selle välja, siis saab olema omametega üksinda. Äkki keegi ütleb sulle, kuule mees, see mõte täiesti vale, vaata midagi muud on ju, saad aktiivselt seda mõtet testida ja pole see koht, kus sa ise arvad midagi nii hästi, lähed välja seda testima, sa kukub läbi, saad pagan, mis ma nüüd valesti tegin. Et kindlasti leidke see kogukond või sõprusringkond, kes teiega räägib, on ju rahast, muudest asjadest kõik koos sellega. Ja oskate öelda, kuule, minu meelest see praegu vale otsus on ju vaata äkki ümber, et need inimesed peab elus hoidma ja neid leidma, et lihtsalt oma ette lihtsalt sa jääd hätta minu meelest kindlasti. Ja mul võib-olla kindlasti on ka see, et natuke igavalt, aga pane asjad kirja, kui sa teed mingisuguse ostu või müügi või asja, pane see mõte kirja, sellepärast, et pea on ju pole prügikast ja mul lähevad asjad meest väga kiiresti ära, nii et kui ma asju kirja ei pane ja neid vahepeal üle ei vaata, siis tekivadki need pead tihedamini ja suuremini juurde, et kindlasti just see dokumenteerimine, see osa, et sa vaatadki üle, et okei, mis ma näiteks siin hästi läks, mis meil halvasti läks, et olgu see investeerimine või üldse elus, et kui sa oled mingisugust arvele pidamist teinud endale, siis lihtsalt sul on lihtsam leida statistikat ja olla positiivsema mõttega, okei, mul aastatega portfell kasvab või niimoodi. Ja ma arvan, võib-olla 3. on see, et naudi vahepeal ka, et võta vahepeal raha portfellist välja ja teegi endale kingitus või mine reisi, et naudi seda raske töö teenitud vilja, mis sa oled saanud, et mitte ära oota 40 on ju ja siis on ju, sa 40 on okei, mul tegelikult elujõus enam ei ole, vaata. Et naudi seda noorust, naudi aastat, mis tal on, et iga aastaga läheb elu ainult vingemaks selles suhtes ja toredamaks, et võtke maksimumi. 40 on tegelikult noor, pool elu pole veel läbigi. Et Taanis on 80 aastat, kes käivad matkamas Norras ja nad elavad oma parimat elu, et selles mõttes aega on, et seda kapitali kasvatada, et jah, ma olen nõus. Kuulge, suur aitäh, Katriin ja Mihkel. Nüüd saavad pealtvaatajad küsida küsimusi. Ja minu poolt, milline kätemeri. Teeme aplausi neile kõigepealt. Kuna nii säravad silmad on siin laval, mulle õudselt see meeldib. Aga ma hakkan ka siis seda jolovärki harjutama. Ma võtan kiire küsimuse siit vist, et milline on teie igakuine säästumäär? Kõige populaarsem küsimus. Kõikidest mu sissetulekust kokku 70-80%. Nüüd on võib-olla natuke vähem, aga jah, päris agressiivne. 20%? 70-80%. Aga 20% jääb elamiseks? Jep. Wow. Tal on see sissetulek nii kõrge. Ma olen sissetulekuid kasvatanud, selles mõttes. Mina saan alla Eesti keskmise palka, mina ütleks 20% äkki umbes on mul see. Tubli, see on normaalne. Aga pigem, ärge kõik uskige vaata, aga mul ongi see, et pigem olla stabiilselt üks number, kui seda iga kuu ümber tõsta, et stabiilsus ja lihtsalt endal lihtsam sul enda elu planeerida finantsiliselt ka, et mis suvereisid, mis sa talvereisid, et ja see ongi, et kui sissetulekud kasvavad, et sa tegelikult jätad oma kulud samaks, see on see, mille arvel see protsent kasvab, on ju. Just, ärge tehke lõuna kulutusi. 100% tuleb kenasti kokku. Väga hea. Nii, kus see kätemeri jäi? Nii, kus mul abilised jooksevad? Näiteks võtame siit samast eest kõigepealt. Nii, aitäh teile, hästi põnev oli kuulata seda arutelu. Teie poolt soovitus meile saalis olijatele, kuidas me saaksime enda ümber olevaid noori rohkem investeerimist ja julgust anda, kui riik seda ei anna, on ju turvatunnet ja sellist selgust. Kuidas meie saaksime seda anda, et neil seda pikaajalist investeerimist ja üldse nägemust elule oleks? Ma väga palju Instagrami sõnumites nägin seda, et ma tean, et see on hea, infot tuleb väga palju, ma ei tea, kust alustada. Et tegelikult ikkagi see, et investeerimine on räägitud ülikeeruliseks mulliks, me oleme kõik siin mingid, tegelikult ei ole, see on ülilihtne, ja lihtsalt peab alustama. Et võib-olla seda pigem narratiivi rääkida ja aidata ja kogu aeg sellest rääkida, et sa rääkisid samamoodi, et kuidas sa sõpru aitad, et istume maha ja räägime rahast. Ma arvan ka, et võib-olla
räägime avatult rahast, Jah. ütleme tegelikult, mis sa nagu teed, et noh, võib-olla äkki nagu natuke eestlaslik on nagu sellest mitte rääkida, aga minu meelest, kui sa rahast avalikult räägid sõpradega, siis nad hakkavad rohkem aru saama, okei, et see, mis sa teed, nagu tundub loogiline ja äkki ise peaksin ka proovima selles suhtes, et noh, pigem ongi see, et räägime nagu avatult ja ausalt, ärme hakka nagu üle puhuma, et oh my god, Tesla on ju ostsin putte, sain 2000 eurot juurde, et kõik on nagu vau, tegi, on ju, ütle, aga ma niimoodi teengi iga päev, vaata noh. Mis sa päriselt teed? Just, Aga- et see tekitab usaldust nagu inimestes, et okei, et you know what you do, nagu okei, hakake tegema. ma arvan, et ettevõtjad saavad siin ka kaasa tulla ja noh, samamoodi pangad on ju, et oma töötajatele kinkidagi mingid aktsiad, et siis sul tekib see huvi, hakkad rohkem vaatama ja meil ka, kui 18 saab laps, siis kingitaksegi aktsia, mitte aktsia, vaid fondiosake ja sa lihtsalt pead otsa sellele korra vaatama, et mis asi see on ja siis ise otsustad, on ju, et ehk siis kingime. nii, aeg jookseb armutult, aga ma võtaks sealtpoolt üks blond tütarlaps seal teises reas, et võtaks ikka Gen Z-i küsimusi ka. Jaa, väga meeldiv. Aitäh mikrofoni eest. Aga sa rääkisid, Katriin, et nagu tulude kasvatamine on väga oluline, aga mis soovitused teil oleks, et siis neid tulusid nii korralikult 15 korda kasvatada? Võib-olla minu kombinatsioon on see, et ma käin palgatööl, aga ma teen selle kõrvalt ettevõtlust, et ma teen tegelikult 2 asja korraga. On üks asi, mida ma tegin. Siis nüüd, miks ma ütlesin, et ma olen läbi põlenud, et see, et ma käisin täiskohaga ülikoolis ja täiskohal tööl korraga. Ma ei soovita seda, aga ma teeksin seda uuesti. Mis tähendab seda, et see oli vaimselt üliraske, aga tegelikult see on üks põhjus, miks mu sissetulekud kasvasid, et ma nagu nii-öelda jätsin vahele umbes 7 aastat oma elust läbi selle, et ma läksin kohe tööle. Et ma ei teinud ühtegi nagu, ma tegin kõiki poole kohaga töid kõik gümnaasiumis, aga ühesõnaga ma alustasin kõvasti varem. Et see on aidanud ja lihtsalt see, et enda eest peab seisma, et ennast peab pidevalt arendama, iga nädal, iga reede mul on päev, kus ma õpin ja see on tööandjaga läbi räägitud, et see on minu päev, siin ma arendan ennast ja kui töö tuleb vahele, sorry, ma pean ka arenema. Et see on nagu asi, mis võib-olla ununeb ära töökeskkondades ja palga mõttes ka, et enda eest tuleb seista. Ja jällegi rahast rääkimise mõttes samamoodi, et palkadest peab rääkima, palun rääkige oma palkadest, sellepärast et mina müüsin ennast nii madalalt, kui ma läksin alguses esimestele töökohtadele, aga kui ma sain oma mentorid, kes rääkisid, palju tegelikult teenitakse ja kuidas palga läbirääkimisi teha, siis nagu tänapäeval ma ei tahaks endaga elu sees palka läbi rääkida. Jumal. Jah, ma ütleks ka seda, et ära karda töökohta vahetada, kui sa tunned, et kusagil on parem koht. Muidugi, et ära kohe nagu, kes see vana vaata, aga vaata ringi, käi tööintekatel ja lõpuks ongi see, et me näeme, et töökohtade vahetusega, kui see on hästi tehtud, tegelikult su palk tegelikult tõuseb. Palju rohkem kui see, et kui sa oled ühes kohas, see on kahjuks nii. Just, et ole nagu lojaalne tööandjale, aga nagu lõppude lõpuks, mind koondati hiljuti just, ma saan aru, et ma võin olla üks ülihea töötaja, aga lõppude lõpuks on ju ma tegelikult olengi kuluvida on Exceli tabelis ja kui on vaja delete all teha mu reale, siis see tehakse nipsuga ära ja kõik ongi. Et ära nagu seo ennast tööandjaga siuke, et kogu plaanid on temaga tehtud, leia nagu, käi vahepeal ringi vaatamas, kas tõesti muru on mulle rohelisem või mitte. Ja kui on, pane see muruniiduk tööle ja hakkab minema. Hea ülemus on ülitähtis ja kui on halb ülemus, ma läheks kohe minema, sest et ma ei arene. Et selles mõttes peabki enda eest seisma. Aga käige ikka tööl natuke vahepeal, ikka ärge nagu kohe ärge mingi. Jah, selles mõttes, et seal nagu peab olema, seal on nagu fine line, et ikkagi niimoodi ka ei saa, et kui sa nagu teed pool aastat tööd ja pool aastat siin tööd, et siis tööandja vaatab, et okei, sul mingit püsivust ei ole, ma sind tööle ei võta, et selles mõttes seal on nagu peab mõistlik olema. Jah, hoidke trumpega käes ka, ärge kohe käige välja esimese käiguga. Ma ütlen nüüd, et saladuskattel väga palju küsimusi on workshopis, aga kahjuks me neid ei jõua võtta, et te olete ju siin territooriumil olemas. Kõik, kes tahavad nende 2 noore inimese käest midagi küsida, siis astuge ligi, küsige ära oma küsimused. Suur tänu teile, Katriin, Mihkel ja Mari-Liis. Nii, palun. Aitäh. Nii, aitäh veel kord selle põneva